Tere! Me oleme okupatsioonide muuseumis Vabamu Tallinnas ja meil on ilus niisugune võimalus teiega tutvuda. Martin Vaino. Just. Te olete kuraator ja näituste juht siin. Meil on olnud suur põgenemise 1944. aastaga mitmeid ühiseid aastaid koostööd. Alustasime 2018, siis 2019, 2020 ja 2021, kui oli koroonaaeg. Ja see koostöö on olnud väga meeldiv. Aga nüüd küsiks hoopis seda, et missugused näituseid teil on siin seoses suurpõgenemise 1944-ga, sest järgmine aasta möödub 80 aastat suurpõgenemisest, kus ütleme kuskil 80 või 100 000 eestlast lihtsalt põgenesid ja see põgenemine oli väga kurb sellepärast, et kuskil 6%, me ei tea täpselt arvu, sai hukka. Ja see sündmus on tõesti jäänud pikka aega uurimata, nüüd on Mäluinstituut hakanud uurima seda, aga siin ongi nüüd see 80 aastat möödus, et täna, kes on saanud näiteks ütleme 81 aastat on üheaastaselt põgenenud. Et enam ei saa kõike neid asju kätte. Mis te oskate selle kohta öelda, mida teie saate siin teha ja kuidas üldse loodi teie muuseum siin? Kuidas on see ajalugu, kes lõi? Just, et meie muuseumi lugu on ka väga selle suurpõgenemise looga seotud, et meie asutaja Olga Kistler-Ritso oli ise ka suurpõgenemise käigus Eestist lahkus. Tegelikult tema elusaatus oli lausa selline, et ta pidi põgenema lapsena lausa mitu korda. Et sündis ta tegelikult Kiievis ja siis sealt kõigepealt liikus... Me peame peatama. Hea külastaja, sulgeme Vabamu 15 minuti pärast. Aga uuesti peada. Palun hakka end väljapääsu poole sättima. Soovime sulle ilusat õhtut ja muljetamist Vabamust. Järgmise korrani. Kui te tulete... Hallo, pane see tuttuma. Et me teeme filmi praegu siin. Jaa. Nii, hakkame uuesti sellest peale. Et ma küsin uuesti. Et palun rääkige, Martin, et kus on algused sellel muuseumil ja mis on teie järgmised ettepanekud ja eesmärgid? Jaa, just, et meie muuseumi lugu tegelikult algusest peale on vägagi suurpõgenemise looga seotud. Et meie muuseumi asutaja Olga Kistler-Ritso ise samuti noore neiuna suurpõgenemise käigus Eestist lahkus ja tegelikult oma elu jooksul ta mitu korda lausa pidi põgenema, et ka enne seda juba lapsena oli ta sündis Kiievis ja siis sealt kõigepealt siis seal Vene kodusõja keeristes sattus Moskvasse ja hiljem sealt siis põgenes Eestisse, kus ta siis sugulaste juures elas, et selleks ajaks tema ema isa juba mõlemad olid surma saanud kahjuks. Aga hiljem ta siis tudengina põgenes siis Eestist. Just, ja tema on meie asutaja, tema selle muuseumi lõi. Tollal siis okupatsioonide muuseumi nime all ja see põgenemise lugu on meie püsiekspositsioonis olnud algusest peale, on siiani väga kesksel kohal, et ma arvan, et seda okupatsioonide ja vabaduse lugu, seda, mis see 20. sajandi Eesti lugu on, eks ole, suuresti selline vabaduse ja vabaduse puudumise vaheline võitlus, võiks öelda, on ju, et seda ei saa kahtlemata rääkida ilma sellest suurpõgenemisest rääkimata. Aga kus asub see osa? Kas see on alumisel korrusel või on üle? See on all keldris, et meie ekspositsioon on selline, et algabki keldrist, kõigepealt külastaja läheb trepist alla keldrisse, kus siis on need tumedamad peatükid Eesti ajaloost ja siis sealt juba tõuseb siis, ja seal on siis ka see põgenemise lugu ja see, mis sai siis edasi eksiilis ja sealt siis läbi Nõukogude aja ja Nõukogude okupatsiooni see näitus viib meid siis seejärel liftiga üles taasiseseisvumisse ja siis
juba sellest iseseisvumise protsessist ja kuidas inimesed endale iseseisvuse on ju välja võitlesid, et just. Aga mul oli võib-olla küsimus niisugune, et kui kaua oli okupatsioonide muuseum ja miks ja mille pärast siis muudeti ta vabamuks? Ja mis aasta see oli? Kas see oli 2016? Tead, ma nüüd pead ei anna, võis olla küll, et see oli juba päris mitu aastat tagasi. Oli vist küll 2016, ma nüüd päris kindel ei ole. Aga okupatsioonide muuseum ta tegelikult on ju endiselt, et nüüd ta on okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. Et enne seda ta oli lihtsalt okupatsioonide muuseum ja see nime muutus käis käsikäes tegelikult selle püsiekspositsiooni uuendamisega. Et vana püsiekspositsioon, mis siis oli aastast 2003, kui ma ei eksi, siis kui muuseum avati, see nii-öelda esimene püsiekspositsioon keskenduski tõesti konkreetselt ainult nendele okupatsiooni aastatele. Ta lõppeski Eesti taasiseseisvumisega. Aga samas, eks ole, juba muuseumi avamisel tegelikult Lennart Meri oma kõnes nimetas seda meie vabaduse majaks ja et kuidas see lugu, mida see muuseum räägib, peab olema ka vabaduse lugu ja see, et me võtame selle õppetunni minevikust ja vaatame neid sündmusi, mis ei tohi kunagi enam korduda ja selle õppetunniga läheme tulevikku, on ju. Ja siis, kui siis seda püsiekspositsiooni uuendati ja otsustatigi sellele lisada nagu see nii-öelda vabaduse tasand ka, et mitte üksnes okupatsioonid, vaid ka see, kuidas sellest okupatsioonist ennast välja vabaks võideldi ja samuti ka natuke selline abstraktsem osa, eks ole, et mida üldse vabadus meie jaoks tähendab, kas erinevate inimeste arusaam vabadusest on ühesugune või erinev. Ja siis oli sellega kaasas käis ka see nime muutus, et ta ei olnud enam kitsalt ainult okupatsioonide muuseum, vaid tast saigi okupatsioonide ja vabaduse muuseum. Tegelikult üks oluline element, mis meil nimes küll ei kajastu, on ka see vastupanu element, et kuidas ka kogu okupatsioonide aja tegelikult alla ei antud ja erinevatel viisidel selle kas seal on käsitletud, kas seal on käsitletud ka seda vabadusvõitlust, mis oli Eestis, see on selge, eks ju, aga kas on käsitletud ka seda, kuidas võitlesid väljapool eestlased, kes olid vabas maailmas ju? Kas mõlemad käsitlused on haaratud kaasa? Ikka, et selles mõttes see, et ka vabas maailmas olevad eestlased Eestit ja Eesti saatust ei unustanud, et see on ka meie näitusel ilusti olemas. Samamoodi näiteks meil on ka haridusprogrammides üks muuseumi-tund, mille keskmes on siis ka nagu vastupanu erinevad vormid ja seal on ka erinevate isikulugude kaudu sellele lähenetakse, kelle hulgas on siis ka väliseestlasi, kes siis näiteks protestide kaudu või nagu survestasid nende riikide valitsusi, kus nad olid, et näiteks mitte tunnustama, eks ole, seda Nõukogude okupatsiooni. Eelkõige siis USA, eks ju. Aga te rääkisite, et siin on käinud ka siis mingisugused niisugused nagu õppetunnid või tutvustused, et kas siin käivad õpilased siis teil vaatamas põhiliselt või on see mõeldud veel kellegi teisele? Ta on tegelikult väga laiale publikule, et tegelikult me ootame siia nii eestimaalasi kui välismaalasi, nii lapsi kui vanu inimesi, kui kõiki, kes sinna vahepeale jäävad. Et ma arvan, et see lugu, mida me räägime ja see sõnum on tegelikult kõigile oluline, et kõigile tuleb seda natuke erineval viisil seletada. Võib-olla väiksele lapsele sa näiteks küüditamisest päris nii otseselt rääkida ei saa kui nagu täiskasvanule, aga talle tuleb sellest rääkida ikkagi. Et sellepärast meil on ka, meie püsinäitus on selline audiogiidi põhine ja seal on ka selline peretasand, kus ongi siis mõeldud, et laps koos vanemaga ja siis ka sellise abistava töölehe ja selle audiogiidiga siis saab nende teemadega tutvuda, aga ise mingisuguseid loovaid ülesandeid vahepeal teha. Aga jah, üks osa on ka see, et meil on ka haridusprogrammid ennekõike koolidele, klassidele mõeldud, ka erinevatele siin vanuserühmadele, et siin gümnaasiumile osad ja osad siin päris väikestele ja siis vahepealsetele vanustele ka. Just ja veel näiteks üks tore näide, et meil hiljuti lisandus ka Vabamule selline nagu osa noorte Vabamu. Lühendatult ka Novaks teda kutsume, mitte segi ajada siis selle lastesaate Novaga, mis Rahvusringhäälingus on. Et see noorte Vabamu on siis ühest küljest on selline internetikeskkond, kus on ka nagu sellised iseõppimismaterjalid, mida saavad ka õpetajad kasutada, näiteks õpilastele anda lugeda erinevaid Eesti ajaloost, just sellest okupatsioonide ja vabaduse teemast. Äkavaid osasid, aga sellega seoses on ka tihti noortele suunatud üritusi näiteks
väga toredad ja populaarsed on meil sellised põlvkondade kohtumisteks, kutsume neid, kus siis tänased koolinoored kohtuvad siis, on vist olnud praegu nende inimestega, kes siis veetsid oma noorpõlve Siberis ja et need on tõesti näidanud, et kuivõrd tegelikult need lood lähevad noortele korda, kui need lood nendeni jõuavad, et see on näiteks selline näost näkku kohtumine nende inimestega ja rääkimine on ju, see annab hoopis teisel viisil edasi neid asju, aga nüüd ma jäin jutustama ja läksin võib-olla hoopis kaugele sellest küsimusest. Ei, see on kõik väga huvitav kuulata, aga siis oleks huvitavaks, et kas teil on mingisugused järgmised plaanid ka, kuna on ju järgmine aasta 80 aastat ikkagi teatud tähtpäev suur põgenemisest, et kas teil on mingid plaanid, kuidas te tahaksite seda tähistada? Ja, et kindlasti me seda tähistame, see on oluline tähtpäev, eks ole. Praegu need plaanid on veel üsna sellised algusjärgus, et ma võib-olla neid päris siin kaamera ees avalikuks ei teeks neid plaane. Hoian neid natuke veel vaka all ja kindlasti oleme siin avatud ka igasugustele koostöövõimalustele. Aga sellel hetkel meil näiteks on, tolleks hetkeks on meil avatud ka uus ajutine näitus, mis keskendub nüüd sõjale Ukrainas ja just nagu reaktsioonidele, mis Eestis sellega seoses toimusid, sealhulgas ka Ukraina põgenike vastuvõtmisele, et ma arvan, et see on ka suurepärane võimalus tegelikult tuua neid paralleele ja just see, et me küll tahaksime, et need sündmused kunagi ei korduks, aga me näiteks näeme Ukraina põgenike näol Eestis, et kuidas seesama, et inimesed on selle okupatsiooni eest sunnitud põgenema praegu meist üldse mitte kaugel, leiab aset. Ja loomulikult see on sellepärast ka, et ei ole ju peaaegu perekonda, kellel ei oleks keegi tuttavad või isegi väga lähedased inimesed, kas kaduma läinud või põgenenud ja kellest ei teatud ju 50 aastat midagi praktiliselt, ütleme vähemalt 40 aastat ei teatud, kas on elus või kus on ja otsivad inimesi siiamaani taga, kes läksid peres kaduma, nii et see on küll nüüd niisugune asi. Just. Aga mis ma tahtsin öelda, et mulle tuli meelde nüüd niisugune asi, et 2015 ma tegin siin ühe konverentsi ja see oli esimene konverents tegelikult Tallinna Ülikoolis õppejõuna olles, mis oli grandi alusel tehtud ja siia tuli 100 inimest kokku ja me näitasime kõiki neid sündmuseid, kaasa arvatud muidugi, mis Eestis ka toimus, aga hakkas see peale just põgenemisest, et kui palju Eesti rahvast läks ju kaduma sellega, eks ju. Et kui teie nüüd teete kaastööd ka kellegiga, et kuna me oleme Tammepuu Eesti klubist, siis võib-olla haaraksite meid ka kuidagi kaasa sinna, et me saaksime, meil on väga palju materjale, mis me oleme nüüd 6 aasta jooksul siin korjanud ja võiks kuidagi teiega nagu selles mõttes ühineda. Ma olen väga kahe käega poolt, et minu just väga tore mõte, et minust alati selliseid üritusi ja asju on parem teha koostöös, on ju, et kui mitu pead on ikka mitu pead ja et igal juhul. On veel midagi, mida ma ei ole osanud küsida või midagi, mida tahaksite lõpuks lisada? Issand, ma nüüd ei teagi, ega vist kohe ei olegi muud, et väga head küsimused on olnud väga põhjalikud. Aga edu siis meile ja et meil järgmine aasta saaks see eriliselt hästi tähistatud, sest see on tõesti olnud Eestile ränk katsumus. Aga sellest rängast katsumusest saab ju võtta välja just seda, mitte ainult õpetust, vaid ka seda positiivset külge, mis on meile andnud. Just, et kuna me siin kaamerast ei paista, aga istume ka siin Vabamuu gaasiku kõrval, mis ju kui neid kaski vaadata ja seda, kuidas nad muudkui aina edasi kasvavad, et siis samamoodi on see ju alati väga ilus näha ka neid lugusid, et kuidas inimesed nende raskuste kiuste ikkagi suutsid edasi elada ja teha väga olulisi ja ilusaid asju. Aga suur tänu ja edu teile! Aitäh, edu tarvis ja teile ka edu! Aitäh!